Ekraani on hea meel teid tervitada pühapäeva õhtul ja ma ei tea, kuidas teil. Endal on selline tunne, et kui üks pühapäev on jäänud siin koha peal vahele. Eelmine pühapäev olime siis Karmeli kogudusega täitsa metsa poole. Oli metsakirik. Siis tundub see, kas me viimati kohtusime siin 2 kuud tagasi või 3 kuud tagasi. Aga tegelikult on jäänud vaid üks pühapäev ja nii hea, et Jumal tegutses seal samamoodi ja täna natukese kuuleme ka sellest, mida Jumal lastelaagris tegi. Aga ta on täna siin sinu pärast ja minu pärast samamoodi. See on eriline, imeline. Ma ei tea, kui me ükskord taevasse jõuame, siis kõik need küsimused, mis siin maa peal tunduvad nii tähtsad, mida tahaks Jumala käest küsida, ega siis ei tea, võib-olla need ei tundu seal enam üldse nii olulised. Aga üks küsimus, mis ikka alati huvitab, et mind vähemalt, et Jumal, kuidas sa saad ikkagi igal pool olla? Ja see sama vägev Jumal ei ole nii, et kui ta teeb Ameerikas midagi hästi ägedat, et siis ta siin on poole lahjem, et teda jätkuks nagu siia vähem. Grammi eestki mitte, et on see sama vägev Jumal kõikjal, kus teda otsitakse ja inimeste südamed on avatud. Ja see on ka põhjus, miks me ikka jälle võtame kõigepealt aega, et teda tänada ja kiita. Sest see on üks nendest Jumala kuningriigi printsiipidest, mille ta lasi Vanasse testamenti kirja panna, mida ta Uues testamendis ikka jälle üle kordab. See, et ta ehitab oma trooni, oma ligiolu, oma rahva kiituse keskele. Ja see, kui meie teda kiidame, ülistame, siis ega see ei muuda tegelikult ju teda. Aga see muudab meie südant nii, et Jumal saab Jumalana olla siin meie keskel. Aga tõuseme koos ja ma loen veel enne, kui me ülistame ühte teksti, mida kirikus käivad inimesed ilmselt teavad peaaegu et peast. Aga kui sa ei ole sagedane kiriku külastaja, siis ma igaks juhuks ütlen, et see on täiesti autentne tekst. See võib esmapilgul tunduda natukese nagu muinasjutu valdkonnast või selline kunagi oli, et kollasest ajakirjandusest, aga ei. See on evangeeliumist ja tolleaegsed inimesed, Jeesuse kaasaegsed, see puudutas neid nii erilisel moel, et nad kirjutasid selle üles. Nad ütlesid, et ilma selle loota ei ole võimalik tegelikult Jumala suurust jutustada ka järgnevatele põlvedele. Nii et laseme sellel ka oma elu puudutada. See on Mattuse evangeeliumi 14. peatükk ja sealt 22. salmist alates. Ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastas kaldale tema eele. Sel ajal, kui ta laseb rahva hulkadel minna. Kui ta siis rahva hulgal oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndides nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid seda maid, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Ja Peetrus vastas, issand, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde, aga tuult nähes. Lõi ta kartma ja hüüdis huppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa on nõdrausuline. Miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul ja paadis olejad aga kummardasid teda, üteldes tõesti, sina oled Jumala poeg. Ma ei tea, millises hetkes meist täna keegi on. Võib-olla mõned, te olete tulnud just sellest kogemusest, et on väga lihtne kummardada teda, sest tuul on raugenud, veest on välja tõmmatud, arm on ilmne ja nähtav, aga võib-olla sa oled täna just selle koha peal, kus tundub, et kui üldse keegi läheneb, siis oleks nagu tont. Et ei tea, kas sellest olukorrast on väljapääsu, siis selle loo põhjal. Sa võid juba enne, kui see väljapääs nii-öelda sinu elus materialiseerub, samamoodi kummardada teda ja öelda, et mu käsi on siin. Mina ei jaksa sinuni sirutuda, aga sina, Kristus, jaksad minuni sirutuda ja ta tõmbab sind välja sealt, kus sa oled. Nii et aitäh, sõbrad, et saame koos ülistada ja teeme seda avatult. No nii, tere kallid. Loen teile usu kohta definitsiooni. Hebra 11.1. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Nii et, kallis usurahvas, laulame usust. Usu läbi. Usu läbi, võideks ma jään usu läbi. Ei kaotust ma näen usu läbi, ei
alla annama. Usu läbi pärin tõotused ma, usu läbi olen päästetud ma, usu läbi kindlalt seisan ma. Usk mind läbi tormide viib, tean kindlalt Jeesus ütles, see on nii. Pole võimatut me Jumala jaoks, ainult usu ja sünniki see. Usu läbi võitjaks ma jään, usu läbi ei kaotust ma näen, usu läbi ei alla anna ma. Usu läbi pärin tõotused ma, usu läbi olen päästetud ma, usu läbi kindlalt seisan ma. Usk mind läbi tormide viib, tean kindlalt Jeesus ütles, see on nii. Pole võimatut me Jumala jaoks, ainult usu ja sünniki see. Usu läbi võitjaks ma jään, usu läbi ei kaotust ma näen, usu läbi ei alla anna ma. Usu läbi pärin tõotused ma, usu läbi olen päästetud ma, usu läbi kindlalt seisan ma. Usu läbi. Amen. Nii, järgmine laul on ka usust, aga räägib Jumala armeest. Et meil siin tekkis vahepeal keskustelu, et kõik saaksid õigesti aru sellest Jumala armeest. Et siin mõeldakse siiski vaimulikku armeed. Ja sellest ka see laul. See tegelikult on mõeldud lastele, aga kuna me oleme siin kõik Jumala lapsed, siis teeme korraga liigutused läbi. Nii et siis te saate laulda niimoodi, et ei mõtleks, kuidas käsi liigutada, aga tegelikult liigutused on väga lihtsad. Nii, sa ütled sõnu ette siis, on kaugel võib-olla. Ma ei taha relvaga marssida. Ma ei taha hobuga tormata. Ma ei taha vaenlasi rünnata. Ma ei taha kõrgustes sihtida, kuid teenin ma Jumala armees. Jah, söör. Yes, sir. Kas ei meelde või? Jah. No, ma arvan, see ei ole väga keeruline. Aitäh teile! Tere ilusat suvist õhtupoolikut. Minu nimi on Anette, ma olen siin ja ma saan teile rääkida siis sellest, kuidas läks meie lastelaager eelmise nädala jooksul.
Ütleme nii, et üldiselt läks hästi. Et mis me tegime? Meil olid rannaaeg ja siis olid programmidega koos olid grupiaeg, mis polnud võib-olla nii suunatud, kui on näiteks noortelaagris, aga samas oli väga hea aeg lihtsalt lastega koos veeta ja näidata neile, et nad on ikkagi oodatud. Ja grupiaega koos käisid viktoriinid, mis olid siis seotud sellega, et lapsed said laagri lõpus väikese kingituse, kus hulgas olid ka kommid, mis nad olid viktoriinide kaudu võitnud. Meil olid mängud, 2 suurt ja siis nad said muul ajal ka mängida, me ei keelanud seda ära otseselt. Vaba aega oli, lapsed tegelikult üsna palju võtsid aega omavahel, aga oli ka neid lapsi, kes käisid koos juhtidega ja tegid nendega koos mingisuguseid asju. Ja siis viimane selline plokk olid lõkkeõhtud, kus olid siis ka laulud ja jutud ja minu arust lõkkeõhtud on kuidagi kõige erilisem aeg, võib-olla sellepärast, et kõik on juba üsna väsinud. Aga kui inimene on väsinud, siis ta kuidagi, ma arvan, et on rohkem avatud ja lihtsalt kuidagi selline rahu võib sisse tulla. Ilmaga oli meid väga õnnistatud, vesi ei olnud liiga külm, päike paistis suurem osa ajas, meil oli üks suurem sahmakas vihma, aga see oli ka huvitav selles mõttes, et see andis võimaluse hoopis teistmoodi ülistada, sellepärast meil käisid laulukõlaritest ja kõik olid tegelikult füüsiliselt üsna kokku surutud nendes varjuolustes, mis vihma eest olid. Ja siis see ka kuidagi seda kogukonna tunnet ja see oli selline vihma lõppülistuse kaudu oli ka kuidagi sinna sisse seotud ja siis see oli väga vahva. Viimasel õhtul oli ülistusõhtu eraldi palveajaga, kus minul endal oli see kogemus, et ma olin ühe tüdrukuga, ta kuidagi hästi otsis lähedust laagri all, ma tajusin, aga ma ei saanud aru, millest see tuli ja siis ta seal palveõhtul nagu rääkis ära, mis tal südamel oli ja see oli väga eriline hetk. Ja siis oli ka palvetunnel, mis oli nii vahva sellepärast, kõigepealt me tegime juhtidega seda ja siis see läks kuidagi spontaanselt selle peale, et juhid, kes olid siis lõpus, nad läksid ka läbi ja siis kõige lõpuks vahetult enne lõppu oli see, et ka lapsed tegid neid kaari ja ma ei tea, kas nad said nii väga aru, kui vaimselt tähenduslik see võib olla, aga jah, vahva oli. Ja ma ütleks, et kõige olulisem lastele selles laagris ei olnud mitte see programm, vaid pigem kogukond. Ja mis ma enne mainisin, oli see, et osad lapsed käisidki juhtidega kaasas, väga vahva oli vaadata seda, ma olen ise ka seda elus teinud, aga et sa lähed laagrisse, sa leiad endale mingi eeskuju ja siis sa haagid ennast täiesti külge, et sa käid temaga kaasas ja siis sa sööd tema juures ja siis sa ma ei tea, oled tema juures lõkkeõhtul. Et see oli väga vahva sellepärast, mis mina nägin, oli see, et lapsed tegelikult tahtsidki kõige rohkem teha koos ja nii palju vahet ei olnudki, mis nad tegid. Näiteks jälle minu enda kogemusest mingid nooremad, ma arvan, sellised 10-sed umbes poisid tuli lihtsalt autodes rääkima, ma väga ei jaganud, aga see oli neil oluline, nii et ma rääkisin nendega sellest. Ja ma arvan, et kõige olulisem silmas pidada ja meelde jätta selliste asjade juures on siis see, et kui anda lastele võimalus siis lapsed olla sellises keskkonnas, kus nad on ka armastusega suunatud selle poole, mis on neile tegelikult hea ka igavikulises perspektiivis, et siis nad avanevad ja nende elud saavad muudetud. Aga nüüd me saame vaadata ühte videot lapse vanemate poolt. Tere, armas Karmeli rahvas! Tere! Meil on nii hea meel, et meie laps sai olla teie nii ägedas lastelaagris. Nagu ta ise ütles selle kohta, Hüper, super, tore. Ja kui me tulime Hannat laagrisse tooma, siis mis mind kõige rohkem hämmastas oli see, et seal liikus ringi nii palju täiskasvanuid ja noori pop-laste või pop-kämbi T-särgiga. Ja esialgu ma mõtlesin, et kas me üldse toome Hanna õigesse laagrisse, sest seal oli nii palju täiskasvanuid. Aga see on äge näha, kuidas see ei ole ainult laste ja noorte asi, vaid see oli kogu koguduse asi. Ja ma tänan Jumalat selle eest, et Karmeli koguduses on nii palju inimesi, kes võtavad nii südamega seda tööd, mida te teete laste heaks ja lastega koos. Aitäh, et te annate ka noortele võimaluse keskkonna, kus nemad saavad oma andidega teenida, Jumalat teenida neid lapsi ja aitäh, et te teete lastele absoluutselt elu muutva laagri. Ja meie kogesime ise ka seda ja me saime sõnumi, kui me olime kinos
vaatasime Ämblikmehe filmi ja me hakkasime rõõmust nutma. Sest Hanna kirjutas, emme, ma tegin päästepalve. Ja nii me siis istusime seal kinos ja muudkui pisarad voolasid ja voolasid suurest rõõmust ja kui film lõppes, siis ma arvan, et meie ümber inimesed üldse ei saanud aru, kuidas üks Ämblikmehe film võib nii emotsionaalselt mõjuda. Aga ma tean, et meie Hanna ei olnud ainus, kes selles laagris tegi päästepalve ja aitäh, et te küsite laste käest, kuidas Jumal neid selle laagri jooksul ka puudutas. Ja nii armas oli see, et Hanna ütles, et ma enne ei teadnud, et mul oli raske, aga pärast seda, kui ma tegin selle päästepalve, ma kogesin, kui kerge mul on. Ja 10-aastase suust, ma arvan, päris võimas asi, mida kuulda. Aitäh teile! Aitäh teile, olge väga õnnistatud! Nii, ja me saame sooja aplausiga lavale kutsuda ka Kereni, kes oli lastelaagri juht. Ja see on siis tänukink koguduse poolt. Ja me võime sujuvalt püsti tõusta ja talle õnnistus paluda. Täname sind, issand, tõesti ühe ägeda lapse eest. Isa, et ta on võtnud tegelikult sellise raske koormaga, nagu me kuulsime. See oli üks pere ja üks laps ja 2 lapsevanemad, kes olid väga, tõesti, issand, väga südamest liigutatud. Et nende laps ütles päästepalve, et tegelikult me kõike ei teagi, mis selle laagri jooksul juhtus, issand, aga sina näed südametesse. Ja isa, tõesti, me täname sind, et Kereni läbi, et Keren võttis selle vastutuse enda kanda ja vedas läbi kogu selle laagri ja tal oli äge meeskond, issand, ma tänan ka selle meeskonna eest, kes tõesti töötas kui üks mees. Halleluja, issand, aga me soovime, issand, et see ei ole kõik, vaid tõesti, issand, see on alles tee algus. Isa, mida sa teed Kereni elus ja läbi Kereni. Issand, et ta ise ka ei tea seda. Nii nagu, issand, su sõna ütleb, et sa teed üle palvet. Me arvame, et me palume ühte, aga tegelikult sa teed hoopis rohkem. Ja Keren ka ise ei tea, kui palju tema sees on veel varjul. Isa, sellepärast me tõesti õnnistame Kerenit, et ta oleks tõesti valmis igaks heaks tööks. Issand, et ta oleks sulle sõnakuulelik ja et ta kuuleks seda, mida sa ütled talle teha. Ja ta ei vaidleks vastu, vaid ta saab aru ja ta ei kahtle, et see on sinu hääl, et see on sinu asi, mida ta hakkab ajama. Issand, ma tänan sind tõesti. Nüüd anna talle üks hea puhkuse aeg ka, et ta saab järele mõelda ja öelda, isa, et sa oled hea ja sinu armu on üliküllalt ja hästi palju. Et ma usun tõesti, et selles laagris oli armu peale, mille kohta Keren võib tunnistust anda. Ja isa, ma tänan, et tõesti kõik lapsed olid hoitud, kõik täiskasvanud olid hoitud ja kõik noored olid hoitud. Issand, et sa oled tõesti hea. Hea ka Kerenile. Aamen. Aga me võime jääda seisma ja paluda õnnistus ka meie koguduse lastele. Kallis isa, ma tänan sind nende laste ees, kelle sa oled meie hulka andnud, et me saaksime neid armastada ja neid juhtida sinu poole. Ma palun, et sa oleksid täna nendega, kes on siin ja nendega ka, kes pole siia täna jõudnud. Ja ma palun, et sa annaksid tarkust nende juhtidele ja nende vanematele, kes nende elus on, et kõik, mis nad lõpuks teevad, see juhiks sinu poole ja oleks sinu tahtest. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja kõik lapsed saavad minna lastekale koos Karoliga, kes peaks olema kuskil.
Aitäh Anette ja aitäh Keren ja kogu meeskond. See on nii eriline, mis tundub meie jaoks tegelikult üsna tavaline. Ja ma mõnel korral olen siin juba öelnud ka, et tulnud selline vanus, et ma loen kokku, siis ma ei saanudki täpselt aru, kas mul on 45 või 46 laagri-suvi. Aga kuidagi see, mida Jumal laagrites teeb, on... ma olengi väljendanud seda ka siin ja seal, et ta ei ole üldse seotud laagriga. Ta võiks teha, kuidas ta iganes tahab. Lihtsalt inimene kõnnib mööda tänavat, aga vähemalt Eestis ma näen tihti, ta kuidagi on valinud selle laagrikeskkonna ja sellepärast väga-väga tänud. Teie, kes te olete juba aastaid nendesse meeskondadesse panustanud ja teie, kes te nüüd alles pardale hüppasite. Jälle, minul oli ka see rõõm seal õhtul lõkkääres istudes. Mitmed lapsed tulid ja niimoodi rääkisid sellest, kuidas kes tegi oma elus esimest korda päästepalve. Üks poiss nii toredalt rääkis, et ta tuli laagrisse ja ta enam ei olnud päris kindel, kas Jeesus elab ta sees. Ma ütlesin, kuidas nüüd on? Ei, nüüd olen väga kindel. Ma palvetasin seal ja nüüd ta elab jälle minu sees. Et sellisel ehedal lapselikul moel nad korrastasid oma elu Jumala ees ja loomulikult see hetk on oluline. Aga mitte vähem oluline on tegelikult see, et ta saabki sellest mudelist ja mustrist aru, et me ei ole täna tehtud ja lõpuks igavikus alles näeme, et kohtume taas, vaid see meeleparandus ja elukorrektsioon käib kogu aeg. Et see on väga-väga suur arv, nii et igal juhul tänud ja head puhkust siis veel nendes augustipäevades enne lastetiim, kui varsti hakkab jälle laste asi peale. Aga nüüd üks ports on teateid ja siis väga hea ports on sünnipäevalapsi. Meil on 2 nädala jagu ja meil on hea meel täna. Janek jagab meile värsket Jumala sõna ja enne veel saame koos ülistada. Aga sõbrad, meil on selline uus teenimisviis ka, et loomulikult pärast teenistust on võimalik minna kardina taha ja seal on selline privaatne paik, kus sinu eest palvetatakse, kui sul on palvesoovi. Aga kui su sees on mingid asju, mida võib-olla ei oska, aga vahest ka ei taha välja öelda, siis seal selle ukse taga on selline salajaste palvesoovide anum, et näiteks ülistuse ajal sa võid julgelt minna, kirjutada oma palvesoovi, me ei loe neid ette, aga teenistuse lõpus veel me palvetame nende pärast, et ka need asjad, mida võib-olla me isegi avalikus ruumis ei taha välja öelda või ei oska välja öelda, et Jumala arm, vot seesama käsi seal nagu Peetrusele, mis tõmbas ta veest välja, et seesama käsi võiks puudutada sinu elu ja sinu olukorda. Kuna me eelmine pühapäev olime natukese oma rütmi lõime sassi, tavaliselt 6. pühapäeval me murrame leiba, me olime metsas, siis seekord on selliselt, et meil on 2 pühapäeva järjest leiva murdmine. Me lõpetame selle suve ühe suure tänu- ja ülistusteenistusega. Andrus Lukas tuleb sõpradega siia kuu viimasel pühapäeval ja siis on leiva murdmine. Ja loomulikult siis ka kuu 1. pühal juba septembris, nii et täna ei ole, aga siis kuu lõpus ja järgmise kuu alguses. Aga enne kui järgmised teated laseme ringile, laseme kõigepealt korjanduskarbid ringile. Ja see on tõesti selline rõõmus võimalus panustada Jumala kuningriiki ja ma julgustan teid, kuidagi viimasel 2 nädalal on mind väga-väga kõnetanud see koht Hebra kirja 11. peatükist, mida me juba kuulsime, et kes Jumala juurde tuleb, see peab uskuma, et on olemas ja ta annab tasu või palga neile, kes teda teenivad. Ja see ei ole nii nagu makseautomaat, et panen 5 sisse ja võtan 50 välja, aga teate, võt see sama, olles jälle laagris ja nähes seda, mida Jumal seal teeb, kuidas uus põlvkond teenib koos küpses vanuses inimestega nagu mina ja teised, siis see on näiteks 1 palgapäev minu jaoks ja sa vaatad, et Jumal see, et me oleme panustanud ja teinud, sellel on nii suur tulem. Nii et kui sa paned täna, pane usus ja rõõmus ja ole avatud, kuidas Jumal sulle selles osas tasub ja tagasi annab. Kellel on mugavam panna, seal QR-koodiga saab panna, kellel kohe varsti laseme ringi käima korjanduskarbid ja teenistuse lõpus on seal makseterminal ka raamatuleti juures. Nii et kes tahab, saab seal, aga Gabriel, Urmo, olge head, tulge appi. Sellised head tugevad mehed, nii et keegi ei pea tundma muret, et võib-olla ei saa panna nii palju, kui südames oli, et äkki ei jääks ära tuua. Need mehed jääksavad kindlasti ära tuua, nii et ei pea muretsema. Niimoodi, aga nüüd siis juba lähemased teated, mis meid ootamas on ja homme õhtul on meil jälle palveteenistus, väga-väga suured tänud, Veronika, kes sa oled ainult mõnikümmend aastat seda vedanud ja juhtinud ja tore on näha, et see on kuidagi olnud, mitmed inimesed on nagu leidnud ja tulnud nüüd uuesti ka sellesse palvekasse ja ma ikka julgustan, seal on need 2 soont nagu elektrikaablis töötavad palveõhtutel. Eelkõige see on koht, kus tulla ja teha eestpalveid meie rahva, meie riigi, meie koguduse pärast. Aga samamoodi see on hea keskkond. Kui sul on eestpalvetaja and, siis see on nagu selline treeningbaas. Sina ei pea saama imbiks või Sigmariks või Veronika
rikkaks, aga sa saad tulla ja lasta üles õhutada seda unikaalset eestpalveandi, nagu see sinul toimib. Nii et ta on selles mõttes ka väga hea. Palvekliinik alustab taas septembrist, aga sennamaani, kui sul on palvesoove, salajased palvesoovid või palve@karmel.ee, saad saata oma palvesoovi ja ka hingehoiu ajad saab seal koguduse kodulehe keskkonnas kokku leppida. Järgmine pühapäev on augusti lõpuni, järgmine pühapäev ka on kell 5 õhtune teenistus ja kui Jumal armu annab, siis mina kõnelen järgmine pühapäev. Aga siis on veel sellised head ekstra sündmused kuu teisel poolel. Mitmed te juba olete näinud seda sotsiaalmeedias kindlasti, et 18. august oodatakse kõiki Tallinnasse Toomkirikusse ehk siis Eesti palve ja tänu Jumalale taas Veiko eest, kes TTT-ga on seda vedamas. Julgustan väga, kes vähegi saab, tulge kohale, see on kell 19 ja kui sul ei ole transpordi võimalust, siis me kindlasti aitame, kas me nüüd kogu Rakvere linna sinna aitame, aga vähemalt pakume võimalust. Mati on lahkelt nõus bussi juhtima ja mitte ainult tühja bussi, vaid kui sina sinna peale tuled, siis raamatuletis on seal selline täna lihtne A4, kus on kirjutatud Eesti palve. Kui sa vajad 18. transporti, siis see kellaaeg täpselt täpsustub, aga 5:15 aeg on siit ära sõit ja kell 7 algab siis Tallinnas Toomkirikus eestpalveteenistus meie maa ja rahva pärast. Meil on palju põhjust, et tänada, aga meil on täna jätkuvalt vaja seista selles müüripraos, sest see iseseisvus, see on üks asi, mida Jumal on meile andnud ja mille nimel ja mille pärast meil on tarvis palvetada, aga mitte vähem on oluline palvetada seda, et see kutsumus, mille Jumal meie maa ja rahva kätte on andnud, et me seda kuidagi käest ära ei libiseks ja lihtsalt mõtleks ainult, et peaasi, et ei tuleks sõda. See on oluline, et sõda ei tule, absoluutselt. Aga mitte vähem oluline on see, et Jumal, me oleksime sinu kutsumuses meie oma rahva jaoks, aga ka meie rahva kaudu nende rahvaste ja riikide jaoks, kelle jaoks Jumal on meid nagu võtmeks teinud. Siis väga tore ja eriline sündmus, kuhu kõik on oodatud, on 28. augustil, see on reede õhtul ja kuigi ta on sellise noorte vaibiga, siis siin on oodatud kõik pühakutse ja see on peamiselt selline palve, ülistuse, eestpalvekeskkond, kindlasti jagatakse sõna ka, aga ta on eelkõige selline see Jumala otsimise igastuse keskkond ja kui sa saad, tule kohale, mulle väga meeldis, siin Veronikaga rääkisime, arutasime ka seda, et põlvkonnad ongi erinevad, et meie sellises juba väärikas vanuses inimesed, tead seda oma põlvkonda, Jumala sulaste seltskonda, aga see on see koht, kuhu tulles sa näed ja saad nagu julgustatud selles, kui palju ägedaid noori, seal 15, 16, 20, 30 on tegelikult Jumal täna varustanud ja tõeliselt nagu üles õhutanud meie maal ja sa tahad tulla ja olla osa nagu sellest teenimisvormist ka, nii et 28 on see. Ja nii nagu ma juba ütlesin, siis 30. on meie selle suve tsükli viimane teenistus ja on ülistus ja tänuteenistus ning Andrus Lukas tuleb koos bändiga, võtame peamiselt aega, et ülistada, murrame koos leiba, jagame mõned tunnistused ja mõned prohvetlikud sõnad ka. Nii et see on selline informatsioon. Nüüd on hea meel, olete valmis? 2 nädala sünnipäeva lapsed. Jätke meelde, ma ei tea, vaadates seda nimekirja, tänu Jumalale. Jäätise lett on pärast tühi, sest et kui su nimi siin kõlab, siis sa võid tasuta jäätist võtta. Teised võivad ka, aga tasu eest. Aga 2 nädala sünnipäeva lapsed on siis Heli Eigi, Sirle Nukk, Teele Janno, Saarada Võõdov, Gert Kotiisen, Riina Kilm, Ingrid Olde, Hedi Rooger, Anette Valter, Sigrid Jakobson, Helin Siibak, Sandra Valter, Anette Kingsepp, Riina Pikat, Marko Rosar ja meil on nüüd hea meel, et selle viimase nime, selle ma ütlen kohe varsti välja, sellepärast et sellel mehel me niisama lihtsalt ka ei lase minna, me tahame korraks ta tuua meie ette ja meil on väga tänulikud, et me saame siis jälle praktiseerida Jumala sõna, mis ütleb, et koguduse vanemaid, kes teenivad hästi oma annise kutsumuses, neid tuleb 2-kordse väärilise austusega kohelda, nii et see inimene võib siis järelikult 2 jäätist võtta. Aga meil on hea meel, et Madis on tähistanud oma 50. sünnipäeva, mis piibli keeles ja aplaus, mis piibli keeles ja sellises vanatestamentlikus kultuuriruumis tegelikult oligi nii-öelda ainus juubel. Eile küll Madise sünnipäeval Meelis ütles, et juudi traditsioonis, see oli nagu väga hea, ma mõtlesin, et järgmine joon, mida hoida, nad tähistavad ka erilise 60. sünnipäeva ja seal on see põhirõhk sellel, et ma ei ole enneaegselt ära surnud juba, kui ma 60 saanud. Aga Madis on veel noor mees, tal on alles 50 ja ma palun, et vahepeal siin, kes on täna
koguduse juhatuse liikmetest tuleksite ka siia ette. Aga Madis, korra teen sinuga hästi lühikese intervjuu. Sa ju armastad eksprompt asju, on ju. Ja siis pärast seda võta kitarri ja juhib... Ei, see oli juba, ma saan aru, et ja pärast tulevad portsenaannukust kingitused ka. Aga mitmed tunnevad ja teavad sind ju tegelikult sellest ajast alates, kui sa oled sellesse kogudusse tulnud, andnud oma elu Jumalale, aga paljud on tulnud ju peale seda. Kui kaua aega, millal sa tulid ja andsid, tahtsin ühe sõna kokku panna, millal sa said päästetud, andsid oma elu Jumalale ja millal sa tulid Karmeli kogudusse selliselt? Minu pöördumise otsus oli, ma arvan, see oli oktoobris 1996 ja äkki oli 26. oktoober, kui ma õigesti mäletan. Kuulge, jätsite meelde, eks ju? Mis aasta oli? 96 ja mis aasta täna on? 26. Ma saan aru, et oktoobri lõpus on oodata jälle suuri pidustusi. Ei, me ei vihja, aga Madis. Aga... Ja siis kogudusse tulin 1997 suvel. See jäi vastamata. Ja sa oled teeninud kaasa väga erinevates valdkondades tegelikult meie koguduses, loomulikult ülistuses, muusikas, jutlustamises, ehituses, aga sa oled olnud ka erinevatel aegadel nii koguduse sellises juhtivas meeskonnas kui juhatuses ja me on väga tänulikud sulle selle eest ja Meelis on juhatuse liikmetes kohal, kas keegi saab veel siia, kui Nele ka saab tulla, üks arvuti saab ilma Neleta hakkama ja meil on Madis, olge head, tulge siia ette. Sulle sellised lilled ja siin on üks selline väike tänukaart ka siin sees ja Madis, sa oled oma olemisviisi ja oma andidega tõeliselt nagu rikastanud seda Karmeli koguduse buketti. Igaüks on siit oluline, keegi ei ole vähem tähtsam, aga Madis, sa oled olnud väga olulise rolliga ja me oleme väga tänulikud sulle selle eest. Siin sees on kaart ja sellel kaardil, ma ei hakka seda välja võtma, on see kirjakoht, mida Paulus püha vaimu läbi kirjutas korintlastele ja ütles, et niisiis, mu armsad vennad, mu armas vend. Olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine issandas ei ole tühine. Ja me oleme, Madis, seda sinu teenimises näinud, et su vaeva nägemine on kandnud head vilja ja usume, et see, millesse Jumal sind kutsub edaspidi, on samamoodi väga viljakas, nii et nüüd võib julgelt aplodeerida. Paneme, Mati, lükkame ikka ettepoole sind, vabandust. Ja, see oli hea, aga sõbrad, tõuseme püsti, sirutame oma käed ja... Tegest, Taavi, me täname sind, et saame sellel hetkel seista siin sinu palge ees ja tänada Madise eest ja selle eest, mida sina Madise elus oled teinud ja selle eest, mida sa oled Madise kaudu teinud, Jumal, ja tõesti see tõstab Jeesus sind kõrgele. Sina oled issand ja kuningas, kus on kõik võimalik ja meil on hea meel paluda Madisele sellel juubeli aastale õnnistust ja mõnikord öeldakse, et see 50. on juba juubeli aasta, aga me võime ka järgmist aastat edasi vaadata ja öelda, et see on juubeli aasta ja ma tänan, et sina õnnistad Madist ühe juubeli õnnistusega Jumal ihu hinge ja vaimu poolest. Sina kuulad ta palved ja sa näed ta igatsusi ja issand, oled tema kõrval, issand, elad vaimu kaudu tema südames ja annad oma kalli pühavaimu kaudu märku ja juhid teda, issand, annad talle tarkust kõiki asju toimetada nii kodus ja tööl ja kirikus ja igal pool ja reisidel, Jumal. Ma tänan tõesti, et ta on sinu käes, Jumal. Õnnista teda, issand, ja õnnista teda ühe juubeli õnnistusega. Ta võiks kogeda sind veel nagu mingil järgmisel tasemel, Jumal, sest sa ütled, et me teame, Jumal, sa oled nagu mõõtmatu ja sinu avastamine, see on lõpmatu, Jumal. Ja luba, et Madis võiks avastada veel kõrgemaid ja veel järgmiseid tasemeid, Jumal, sinu sees, issand Jeesus, ja me õnnistame teda, issand, kõigiti, igate pidi, Jumal. Ja tänan tõesti, et Jumal, sina teed üle palvet isa taevas. Jeesuse nimel. Amen.
Jumal, aitäh sulle Madise eest ja selle eest, mida kõike sina tema elus juba teinud oled, aga aitäh, et sa ei ole kuidagi lõpetanud ja sul on nii palju head tema jaoks veel ees ja varuks. Ja Jumal, ma palun, et sellel ees ootaval aastal ka ta võiks lihtsalt näha ja kogeda seda igal päeval uuesti, kuidas sina oled uus tema jaoks ja kuidagi värsketel viisidel ilmutad ennast talle ja ta võib tõesti saada nagu kõnetatud sinu poolt viisidel, mida ta võib-olla elus varem kogenudki ei ole. Jumal, aitäh sulle, et ta on igakülgselt hoitud ükskõik, kuhu ta läheb ja sinu arm lihtsalt kannab teda läbi erinevatest olukordadest, olgu need rõõmud, olgu need raskused. Jumal, sina oled nende kõigi keskel koos temaga ja aitäh sulle, et see armastus, mida ta kogeb sinu käest ja see uus kuidagi vägi, mida ta igal hommikul saab sinu käest, et see peegeldub välja inimestele ta ümber ja ta tõesti on nii suureks õnnistuseks sellele kogudusele, oma perekonnale, enda töökaaslastele ja ükskõik, kuhu ta läheb, et sinu armastus lihtsalt võib kanduda laiali tema kaudu. Tänu sulle. Ja meil on hea meel tunnistada neid õnnistussõnu koos kogudusega sinu üle, öeldes, et issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen, amen. Kui sa tahad, sa võid selle vaasi kaasa võtta. Aga sõbrad, meil on hea meel, et ka need ülejäänud väga erilised inimesed, me saame õnnistada neid ja samamoodi me saame õnnistada seda andi, mis me panime siia kokku või kes tegi juba ülekande ja olla tänulikud Jumalale selle eest, et ta meid igat pidi varustanud. Ja ma arvan, et ega see on teenistusel selline hea, hoiab virgena, tõuseme jälle püsti, küll me saame istuda, siis jälle tõusta, et aga isa, me tõesti täname sind kogu südamest, et sa oled väga-väga erilisel moel õnnistanud meid ja me kogeme seda täiesti unikaalsel moel oma persoonist lähtuvalt, sinu armust lähtuvalt, aga isa, midagi, mis on meile kõigile sarnane, me kogeme su õnnistust teineteise läbi. Ja aitäh sulle selle pika erilise nimekirja eest. Kõik need, kes on viimase 2 nädala jooksul sünnipäeva tähistanud, isa, me täname, et me ei saa sealt kedagi välja võtta ja siis tundub, et midagi ei muutu. Igal ühel on neist oma kutsumus, igal ühel neist on oma and, igal ühel neist on oma viis, kuidas nad sind meie koguduse keskel oma eludes ja teenimises esile toovad. Ja me õnnistame neid kogu südamest ka ja palume, et nende peeglid võiksid olla puhtad, et nad võiksid seda taevast päikest peegeldada kuuna siin selles pimedas maailmas ja loomulikult on rõõm nendest, aga nende elude kaudu veel suurem rõõm, issand sinust. Aga me täname sind ka kogu südamest, et me oleme läbi erinevate aegade selles koguduses näinud imeliselt, kuidas sa oled meid varustanud. Isa, selle jaoks, et teenida noori lapsi, keskealisi, väärikas vanuses inimesi, selleks, et ehitada kirikut, selleks, et külvata, anda välja. Isa, me täname sind selle eest, mis me oleme täna saanud kokku panna ja õnnistame seda ja palume su tarkust ja armu, et see ei oleks lihtsalt mingite asjade ärategemiseks kokku pandud raha. See ei oleks lihtsalt asjade ostmiseks raha, vaid see raha võiks sinu armu läbi konverteerida päästeks, eluks, rõõmuks, lootuseks nii meie enda keskel, aga kogu sellel maal, kuhu sa meid oled asetanud. Isa, me täname sind kogu südamest, et me võime kõiges igatepidi usaldada sind, isa. Aitäh sulle. Amen. Aga nüüd võime jääda seisma ja head ülistajad, jätkame kiitust. Ma just mõtlesin, et ei pea kohe seisma, aga seiske. Igatahes see lugu on, ma arvan, ka seismist väärt. Et kui Jeesus kõneles lugusid, siis ma arvan, et lood ka tänapäeval meie räägituna on sellised, mis teinekord lasevad kuidagi ilmutuda mõnel mõistel või kuidagi aru saada asjadest paremini. Aga igatahes lugu on selline, et ema ja isa viisid poja tihti vanaema juurde suveks. Ja kui poeg sai vanemaks, siis ta ütles ühel korral oma vanematele, et ma olen nüüd juba suur poiss ja te olete siin minuga nagu kogu aeg väikse poisiga, aga ma olen tegelikult juba suur poiss, ma võin juba üksi sõita vanaema juurde. Pärast lühikest vaidlust vanematega, nad nõustusid. Seisid siis perroonil ja
saadavad poega ja annavad siis veel viimaseid nõuandeid ja poeg ütleb, et olgu, ma olen juba 100 korda kuulnud, mida te räägite, ma tean kõike. Isa ütleb siis viimaks, et vaata pojak, et kui sul hakkab halb või sul tuleb hirm peale, et mul on üks pisikene asi sulle, ma panen sulle siia püksitaskusse. Poeg ei pööranud selle tähelepanu. Istub siis poisi vagunis, sõidab, vaatab aknast välja, aga siis hakkab ta märkama, et ümberringi on kõik võõrad inimesed. Ühed tõuklevad, ühed räägivad liiga kõva häälega, ühed tulevad vagunisse, teised lähevad vagunist ja siis tuleb vagunisaatja ja see piletikontrollil ja ütleb poisile midagi ja küsib kuidagi pahasti ja vaatas talle kurja pilguga ja poisil see olukord muutub kuidagi ebameeldivaks. Ja hirm hakkab peale tulema ja pisarad juba hakkavad tulema ja siis ta lõpuks tuli meelde, et isa pani mulle mingisuguse kirja taskusse. Siis ta võttis selle kirja, võttis pärisevate kätega selle kirja lahti ja kirjas on: pojake, ma olen kõrval vagunis. Et kui ma seda lugu täna lugesin, siis me tihtipeale üldse ei mõtle, et tegelikult Jumal ei ole isegi mitte kõrval vagunis, vaid tegelikult ta on kogu aeg meie kõrval. Ja iga hetk me võime talle toetuda. Et see on tõesti see usu küsimus lihtsalt. Aega-, et meile tundub, et me oleme nii suured ja võime ise juba kõike teha, aga tegelikult läheb ikka asi tihtipeale päris vesiseks. Nii et meie looja, nagu armastav isa, teab alati, millal meil on halb ja millal tuleb meie kõrval kindlalt tulla ja ta ei tee meil etteheiteid ja ei ütle, et näed, ma ju rääkisin sulle. Ja siia kohta sobib hästi Jesaja 41:10. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest ma olen su Jumal. Mina teen sind tugevaks, mina aitan sind. Ma toetan sind oma õiguse parema käega. Nii et oleme siis täna uuesti nagu Jumala peale vaatamas, kui keegi on nagu see laagripoiski, et ma ei tea, kas on, nüüd ma tean, et siis uuendame või värskendame oma usku ja ülistame. Sel päeval veel ma hüüdsin sind, sa minu hüüdu kuulsid. Nüüd orust läbi kõndides on kiitus minu huuli, teed rõõmu minu südame ja püha rahu hingele. Nii on hea ju seigelda sel sest minu õnn on see, et olen oma Jumalale lähedal. Sest minu õnn on see, kui olen oma Jumalale ligi. Iga päev, iga öö, sinuga koos, tahan ma viibida. Seepärast tahan kiidelda su nimel luua austus. Mind miski muu ei meelita, su kõrval tahan kõndida. Sellist rõõmu minu südame ja püha rahu hingele ei leia kuskilt mujalt maailmas. Kätesse end usalda, sest minu õnn on see, et olen oma Jumalale lähedal. Sest minu õnn on see, et olen oma Jumalale ligi. Iga päev, iga öö,
viibida. Iga päev, iga öö, sinuga koos, tahan ma viibida. Halleluja. Järgmine laul on Loo mulle Jumal puhas süda. Eks see on nagu levinud tõde selle, et kelle seltsis me viibime, selle sarnaseks me muutume. Et kui me oleme Jumalale ligidale, siis Jumal muudab meid. Ja laulas Loo mulle Jumal puhas süda. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Tänu, Jeesus. Nüüd küll võib istuda. Töötab, jah. Tere, armas kogudus. Mul on hea meel siin olla. Pole väga kaua teie keskel olnud, nii et see on suur privileeg jälle siin olla koos teiega. Kes ei tunne mind, siis minu nimi on Janek. Olen Kohtla-Järve baptisti koguduse töötegija. Olen seal juba 4 või 5 aastat kaasa töötanud, aga tegelikult olen ma ju päris teie laps. Nii et see, miks ma üldse Lääne-Virumaal olen, siis ma olen ainult sellepärast, et kunagi dekaade tagasi, siis kui me kõik olime nooremad, kutsusite ju teie mind Kundasse tööd tegema. Nii et kõik uued, kes te mind ei tea, siis minu naine veel on selle koguduse liige. Nii et kuna ma naisega olen veel sama, ma ei ole veel lahutanud, siis mul on nagu õigus siin käia.
et mul on õigus teada saada, kus ta kümnis läheb. Nii et kuigi ma ei kontrolli seda. Mul on kaasas ka 2 armast tütart, kes istuvad ka siin ja nad kindlasti ootavad, et ma neid kindlasti jutluse käiguks noriksin. Sest see on see koht, mida teislased armastavad, et kui isal on mikrofon käes ja on publik, et siis mõni norimine tuleb, et siis nad punastaksid ja pärast saaksid kodus öelda, et sa oled nii loll. Et loomulikult unustasin kõige tähtsama võib-olla. Toon teile tervitused oma armsast Kohtla-Järve koguduselt, nii et te olete ära unustanud, et võite käsi tõsta, nii et võtke need tervitused vastu Kohtla-Järve koguduselt. Ma hakkan oma jutlusega teilt pihta võib-olla sealt tagant poolt natukene ja räägin mõned lood, mis viimasel ajal on ma näinud ja kogenud ja mida ma arvan, et see on äge. Kui me Kundasse tulime, siis me hakkasime seal tegema lastetööd ja meil oli äge tiim. Natuke aega tagasi ma olin Selveris, ma sattun sinna harva, sest seal on kallid hinnad, aga siiski aegalt ma sattun sinna ja tuleb üks ilus tüdruk mulle vastu, ta peatab minu, ta hakkab minuga rääkima ja ma ei tea, kes ta on. Täiesti nagu mõtlen, kes ta võib olla, pole nagu aimugi. Ja siis ma on nagu nii tumba ka, et ma ei julge nagu küsida, eks ju, et kuule, et vabandust, tutvusta ennast, et ma ei tunne sind. Aga tema räägib nii siiralt minuga, nagu ma oleksime eluaeg sõbrad olnud. Ja siis ta saab aru minu tühjast pilgust, et ma vist ei tunnetada ära, siis ütleb, et ma olen Kundast Elisabethi õde. Ja siis mul tuleb meelde, muidugi Kundas on ju Elisabeth ja siis me tegime seal tööd ja siis me muidugi, nüüd ma tunnen su ära ja siis ta räägib õhinaga, kuidas Kadi Tingas oli seal, kuidas Kadi Tingas aitas teda ja siis kuidas Erki Tomingas oli seal ja siis ma sain, okei. See on see väike tüdruk, see pisikene kribu, kes ükskõik mis pidi sa vaatad, ta paistab läbi, sest ta on nagu nii pisikene ja nüüd ta on kasvanud nii ilusaks nooreks naiseks. Ja see oli nagu nii äge. Et nad peatavad mind kinni ja räägivad sellest, et me oleme neid kasvatanud. Teine äge lugu on see, kui ma tulen siia Karmelisse ja mul on nii hea meel Nele üle. Ma ei tea, kas te teate, aga Nele on Kundast pärit, nii et tervitused sinna taha ja Nele on see äge leid, kus kohas tegelikult ta tuli Kunda noortekatele ja mina täpselt ei teagi, kes ta tema päästepalve tegi, aga ta tegi ja täna ta on teie juhatuse liige, nii et kui ta vaatasite siin on väga muskuliinne seltskond on siin, pagunid on nagu siin kindralitel ajavad igasugused asju üle siin, rinnad on lahingutest ja siis on seal üks väike nelekene, kes palub ka Madisele õnnistust, palub, see on äge ja ma tahan öelda seda, et igal naisel on ka võimalik tõusteks juhatusse, eks ju. Et ei ole ainult mehed. Nii et nüüd on see norimise koht, Tikva ja Kolda. Ei, ma ei nori teid. Nii et see on see töö või mis see link on see, mis on mind Karmeliga nagu sidunud. Nüüd aeg on läinud nii palju edasi, et pole aega enam meenutada seda minevikku, läheme olevikku. Me 15 aastat tagasi või 16 aastat tagasi, kui Gunnar käis meil külas, ta oli meil Sauel korteris ja siis ta vaatas tõsiselt otsa, kas te tõesti tahate tulla Kundasse. Me ütlesime, jah, tahame küll tulla Kundasse ja siis me olime pakkinud ja hakkasime tulema Kundasse. Aga nüüd on läinud nii, et me keegi otsustas, et me kolime Soome. Nii et kallis kogudus ka, et paluga oma koguduse liikme Rebecca eest, kes on tegelikult tagasi pärast 16 aastat kolinud Soome ja hakkab seal elama ühe täise eestlasega ja 2 pooliku eestlasega. Et kuidas tal see kõik välja tuleb, eks me võime kunagi tunnistada, aga nii, et meie oleme siis täna tegelikult külas. Eestis see, me oleme täna külas siin, et teid nagu teenida. Minu jutluse aluse tekst on võetud Pauluse kirjast roomlastele. See on Pauluse kiri roomlastele 5. peatükk ja esimesed 6-7 salmi.
Paulus on üks oluline tegelane piiblis, kes piiblit nii hästi ei tea, aga enamus Uue Testamendist on tema kirjutatud. Ja ta ei ole lihtsalt selline olnud tubli arhivaar, kes kirjutab kõik üles, aga ta on olnud väga sügav teoloog ja on kristlasi taga kiusanud ja isegi vaatanud pealt, kuidas neid tapetakse. Aga Jeesus sai Pauluse kätte ja muutis selle mehe südame, nii et ta hakkas kirjutama tekste, mis on igavikuse väärtusega ja meile väga olulised tänapäeval. Kui Paulus ei oleks, kui Jeesus, ma ei tea, mis pidi nagu öelda, kas Jeesus oleks Paulus kätte, siis ma ütlen, et Jeesus saab ju kõik teelt kätte. Ütleme siis niipidi, et kui Paulus ei oleks avanud oma südant Jeesusele, siis täna meil ei oleks suurt osa piiblist. Ja Paulus kirjutab siin roomlastele või Roomas elavatele juutidele ja nendele, kes on saanud päästetud. Ja ma rõhutan, kui ma loen seda 3 sõna, millele ma rajan kogu selle tänase jutluse. Ja see tekst on järgmine. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesus Kristus läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka selle armule, milles me seisame ja kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse ja läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Amen. Ma tõin välja tegelikult need 3 sõna, ma oleks võinud valida jutluse tekstiks tegelikult lühema teksti. Ma tahaks teile täna rääkida usust, lootusest ja armastusest, sest mul tundub, et see on see, mis täna peab nagu kandma meid kristlastena edasi. Mul on tunne, et see on midagi, kus kohas me peame nagu kasvama igaüks kristlasena. Ma usun, et need on mingised sellised vundamintväärtused, mida me ei saa nagu öelda, et praegu on 21. sajand, lähme edasi. Meil on siin paremad asjad. Ma usun, et täna see usk, lootus ja armastus võib-olla kõnetab meid veel rohkem kui iial varem. Teoloogiline definitsioon tegelikult sellele usule, lootusele ja armastusele on see väga lihtne. Need on voorused, jah? Olete muga nõus? Piibelkus mõistes on meil olemas 7 voorust. 4 tükki neist on sellised kardinaalvoorused. See on õiglus, tarkus, mõõdukus, vaprus, kaldkriips, kindlameelsus. Aga on 3 jumalikku voorust. Ja siin ma rõhutan jumalikku voorust. Ja need on usk, lootus ja armastus. Teisi me saame nagu väga lihtsalt, mitte väga lihtsalt, aga me saame neid nagu õppida, me saame seal areneda. Me saame armastust, usku, lootust ka nagu natukene lihvida. Aga kui Jumalat ei ole, siis Saulus jääb Sauluseks. Mõistate? Pauluse ennem nimi oli Saulus. Kui jumalikud voorused Jumala poolt ei saa meie seest üles ehitatud, ehk usk, lootus, armastus, kui meie ei ava oma südant Jumalale ja ütlen, me oleme siin, kasuta meid, siis me jääme Saulusteks. Siis me ei kirjuta poolt Uut Testamenti, vaid siis me jääme kivi peal istujaks ja vaatame, kuidas inimesi tapetakse. Me peame laskma sellel jumalikul voorusel ennast muuta. Me peame laskma, et see jumalik voorus tuleks meie sisse. Mis siis, et kui me tänapäeval elame ja nii palju erinevaid filosoofiaid, on nii palju positiivseid, on seda, kuidas meile õpetatakse, räägi ainult positiivselt. Manifesteeri endale ilus naine, ilus mees, parem auto, parem kool, parem direktor, parem ülemus. Mida kõike veel? Ei, need on inimlikud asjad. Need on need, mida inimene ise suudab teha. Kui te loete palju erinevaid psühholoogilisi tekste ja seda, siis te näete, et ongi see, on võetud ära mingi osa kristlusest, pantud kuskil öeldud, hakkame neid nüüd lihvima. Tead, sa võid võtta kätte söe ja hakata seda lihvima, aga ma ütlen, see ei lähe teemandiks. Jumal peab ise selle teemandi tegema maa sees. Nii nagu Paulus kirjutas, et kannatlikkusest tuleb see asi.
Aga täna ei taheta rääkida kannatustest, täna ei taheta eriti raskustest rääkida. Tahetakse rääkida just ilusastest asjadest, lillelapselisest. Meil töö juures on üks tore insener. Ta on tõeline lillelaps. Ta käib alati lilleliste bluusidega. Ma ei tea, kust ta neid võtab, aga ilmselt kuskilt kaltsukast. Paavlist ilmselt käib, sest need on kõik sellised, et need on kuskil 90-ndatel. Aga ta kogu aeg, ta on nagu lillelaps ja ta olemus on ka nagu lillelaps. Ma ei saa üldse aru, kuidas ta insener saab olla. No aga on, no hea küll, makstakse palka, tõmbab seal autokäedega joone, aegalt tal õnnestub ka, aga ta on kõik nii õnnelik. Käib nagu naine endal ooperilaulja, mõtlesin, appikene. Kujutage nüüd ette, boheemlasest insener, ooperilaulja 6 kassi. See on nii. Me tahaksime rääkida kogu aeg sellist ilusatest asjadest, et kõik on nii ilus. Hõlju, me eile käisime ühel sünnipäeval perega, aitäh kutsujale, ja seal oli ka, seal ütles see majaisand rääkis ka seal midagi, no siis me teeme siin nagu tantra asju ja ja siis me läksime, mul õde elab Laitses. Läksin õele külla ja siis küsisime ka niimoodi vaikselt, ma uurisin, kuidas see on see naabrimees, eks ju, kes ka teeb asju. Ei tea, see teeb kogu aeg mingi tantra-tantse seal, mina ei saa aru, kes tal seal käivad, eks ju. Et meil meeldib nendel teemadel nagu rääkida. See on nagu selline, kui sa oled edukas, sa oled hea, sa oled rikas, siis sul on vaja nii väljundit, aga sa ei oska väljundit leida Jumalas. Vaid sa paned selle kuidagi sellisesse tantrasse, sa paned sellesse lillelisse särki hõljuma. Aga millest tuleb usk? Millest tuleb see usk, millest me täna oleme laulnud? Kus kohas see on see? Aitäh sulle, et sa juba defineerisid selle minu eest ära. Aitäh see, et me laulame usulaule. Vanas testamendis usk, teate, millest tuli? Kui me vaatame Vanat testamenti, siis Jumal kõnetas prohvetile midagi. Ta ütles Jesaajale midagi, ütles Jeremiale midagi. Nemad läksid turule ja kuulutasid selle välja. Nad kuulutasid välja, et see hakkab nüüd nii sündima. Ja nüüd, kui Jesaaja, Jeremia ja kõik muud prohvetid vaatasid selja taha, mis oli sündinud, teate, mis nende meeste sees hakkas kasvama? Usk. Siis, kui Jumal kõnetab sinuga, siis, kui Jumal annab sulle midagi teha, siis, kui sa teed selle julgelt ära ja kui sa vaatad selja taha, sa vaatad just nagu tagasi vaatesse peeglisse, siis sul tekib usk. Sul tekib usk sellepärast, et Jumal on kõnetanud ja see ongi juhtunud nii. Ja teate, kui usk hakkab kasvama, teate, mis veel hakkab kasvama? Julgus rohkem teha Jumala tahet. Kui täna Jumal sinu elus on kõnetanud ja kui sa vaatad taha peeglisse ja näed Nelet või kui sa vaatad taha peeglisse ja näed Elisabethi õde, kui sa vaatad taha peeglisse ja näed Maksimi, kui sa vaatad kedagi, kes sinu läbi on tulnud usule, keda Jumal on kasutanud, siis selle tulemusena kasvab sinu usk. Amen. Olete nõus? Ehk täna me võime natuke öelda, et usk just on nagu mineviku peegeldus. Aga me ei saa mineviku peegeldust teostada, kui me täna ei hakka tegema neid tegusid. Keegi pidi tegema esimese sammu. Abraham pidi tegema esimese sammu. Tema pojad pidi tegema järgmised sammud. See, et usk kasvaks ja usk kanduks. Usuga on see asi, et me ei tohi jätta usku kastmata. Me peame usku kastma. Me peame usku üles kirjutama. Me peame usku meenutama. Me peame usutegusid kõnelema välja. Sest see on see viis, kuidas Jumal saab avalikuks täna meie keskel. Siis, kui me kõneleme välja seda, mida Jumal meie elus on teinud, seda usku. Kui meie seda välja ei kõnele, siis hakkavad kivid kisendama. Ja kui hakkavad kivid juba kisendama, siis see on halb. Aga kui mul pole usku, sa ehk küsid, mis ma siis teen? Olen Käsna Kalle, tühi,
pigista palju tahad. No pole. Minu eest kõik on metsa läinud mu elus. Ükskõik, kuhu ma käe külge panen, on metsa läinud. Siis mul on täna sulle üks hea sõnum. Sul täna on see päev, kus sa võid oma elu anda Jeesusele. Täna on see päev, kus kohas sa võid muuta, öelda, ma ei ole nõus enam minema sellega eluga edasi, mis sul täna on. Ma tahan, et minu elus kasvaks usk. Ma tahan, et minu ellu tuleks Jeesus. Ma tahan, et minu ellu tuleksid imed. Ma tahan, et Jeesus hakkaks mind kasutama. Täna pärast teenistust on sul võimalik tulla ja palvetada, et muutuks. Usk on kindel veendumus milleski, mida sa ei tõesta ega ei näe. Aga kui sa hakkad seda esimest sammu tegema, siis järgnevad ka imed. Usu mind. Usu mind, see on nii. Jeesus õpetas Matteuse evangeeliumis väga palju asju, aga üks rääkis, kuidas tuleb oma koda ehitada. Ütles, et koda tuleks ehitada mitte liivale, vaid kaljule. Ja kui sa oled oma usutegusid teinud, siis ma ütlen sulle, et kalju hakkab suurenema. Mitte kiilakas kalju, nagu soomlastel, aga see kalju, millel sinu usk seisab, see suureneb. Sa julged rohkem teha Jumala riigi jaoks. Sa julged rohkem välja minna. Sa julged rohkem inimestele kuulutada. Amen. Ja siis Jumal annab meile rammu. Mäletate, see üks tekst, mida Evelin luges. Kui me teeme usu asju, tema annab rammu jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Nad jooksevad, aga ei tüdi. Nad käivad, aga ei väsi. See on see, mis usk genereerib meie sees. Lootus. Tead, lootus on niisugune äge asi, mulle meeldib lootus. Kui me räägime usust, lootusest, siis lootus on alati positiivne ja tulevikku suunatud. Olete muga nõus? Kuule, ma küsin su käest, kas keegi loodab homme kehva päeva? Ma ei tahtnud öelda paska päeva. Kas keegi loodab, et homme on päev? Ei ole. Lootus on alati tuleviku ja positiivne. Me keegi ei oota, et homme tuleb anna mulle keegi malakaga. On ju nii? Keegi ei looda, et ma olen homme kooli ja ma saan 2, eks? Lootus on see asi, kui me käime koos Jumalaga, siis me vaatame tulevikku ja me näeme seda positiivset. Sellepärast, et meil on usu kogemus, et kui ma teen õigeid asju, siis ka tulevikus Jumal teeb mulle häid asju. Jumal, kui ta tegi eile muga häid, miks ta peaks täna muga halba tegusi tegema? Ei, lootus on tulevikku vaatav ja positiivne. Lootus on see, kus me usume, et Jumal, sina kingid. Ma ei nõua, Jumal. Ma ei nõua. Aga Jumal, ma tean, et sa kingid mulle. Nii nagu sa kingisid oma poja siia maailma, kes lunastas patust. Nii ma usun, Jumal, et sa kingid mulle ka homme parema päeva, kui täna on. Isegi kui täna asjad ei õnnestunud, siis ma Jumal loodan ja usun, et homme on parem päev. Amen. Nii et lootus on see äge asi, et ta on tulevikku suunav ja ta on positiivne. Kui keegi ütleb, et ei, lootus ei ole positiivne. Uks on seal, vale uks. Ei, ma kedagi kirkust välja ei saada. Aga lootus on tulevikku suunatud ja positiivne. Ja nüüd jõuame ühe järgmise elemendi juurde. Ja selleks on armastus. Mul oli see aasta üks võrratu laulatus, mida ma pidin tegema. Ma olin seda nii kaua oodanud. Mul oli võimalik osa sellest olla. Ja see oli nii ilus, see oli looduse keskel. Ja ma noorpaaril ütlesin samad sõnad. Et armastus on olevik. Armastada sa ei saa ette ja armastada sa ei saa tagant järgi. Olete muga nõus? Ma ei saa öelda Moonikale, et Moonika, täna ma armastan sind väga palju, aga homme saa ise hakkama.
Või vastupidi, kui ma ei ole armastanud Moonikat täna, siis ma ütlen, et 5 päeva ma olen teda seal nüpeldanud ja nüüd mõtlen, nüüd ma armastan teda tagant järgi. Ei lilled, ei kingitused, ei spa kinkekaardid ega kõik muu. Ei klaari ära seda tänast armastamatust, mis sa oled teinud, kallid mehed. Jah, kui me oleme abielus olnud sead täna, eks ju, no siis sa võid tuua kompensatsiooniks Rakvere spa kaardi. Aga tegelikult me peame armastama täna, nüüd ja kogu aeg. See ei ole armastus, kui ma eile olin paha ja täna ta on sulle, see on kompensatsioon. See on see, et ma kompenseerin. Või see, et kui sa täna tood spa kaardi oma naisele, et siis homme võin olla siga. Ei või. Homme pead jälle teda armastama. Homme pead uue kaardi tooma. Palju õnne, mehed. Aga Jumala puhul on sama. Jumal tahab sind täna armastada. Jumal tahab sind täna armastada. Jumal ei taha sind homme armastada. Ta tahab sind täna armastada. Ta ei taha, et sa täna läheksid kogudusest ära, ilma et sa tunneksid armastust. Ta ei taha, et sa läheksid kogudusest ära ja et sul jääb tunne, et miks ma siia tulin. Ta tahab sind täna armastada. Lase Jumalale ennast armastada. Võta vastu see kingitus. Nagu ma ütlesin, need 3 voorus, usk, lootus ja armastus on Jumala voorused. Need on Jumala voorused, mida Jumal saab anda. Ma ennem tegin Kauriga eeltööd. Ma tean, et mul lihtsalt on väga kole käekiri ja siis ma palusin Kauri appi. Ja tema nutikas vend, ma ütlesin, mul on 3 ringi vaja, siis kuule, võtame siit sealt mingi see, ta nimetas ka kuidagi seda mingit taldrikut sealt, mingi hatši. Ja siis tema hoidis, mina joonistasin, eks jah. See tiimitöö ikkagi. Ega see Karmelis on alati meeskond tähtsal kohal olnud. Mõtlen, kus ma siia tulen. Näete siin, jah? Ja see ehk võib-olla nüüd tuleb minu selline jutluse võib-olla sisukam pool, mida ma tahaks, et te võtaksite kaasa täna siit, kui te lähete. Meil on armastus ja meil on usk ja meil on lootus. Ja tegelikult see, kus kohas need 3 kokku saavad, ehk see piirkond on kõige väärtuslik piirkond. Olete muga nõus? Sellel diagrammil on mingi fancy nimi ka, aga kes see oli? Muidugi, Maarika. Kuidas ma ei tahtnud seda öelda, aga menni diagramm. Ehk see osa on see, kus kõik 3 asja kokku saavad. Saad usk, lootus ja armastus kokku. Ja see on see, mis peab meid kandma. Kui teate, sellel joonisel, selle venni diagrammil on veel üks asi. Nad hakkavad tegelikult moodustama paare. Siin saavad kokku, tegelikult peaks olema nii, et see peaks olema nii. Nii on parem. Siin on armastus ja usk. Teate, armastus ja usk, aga sul puudub lootus. Teate, ei saa olla niimoodi, et sa tuled ja armastan iga päev. Mul on nii hea Eveliniga koos olla ja ma armastan teda ja ta on kallis ja me aitame üksteist ja mul on usk ka. Mul on tohutult palju usku. Ma usun seda, mida Jumal kõike mu elus on teinud, mida ta on Kundas teinud, mida ta on Pajustis teinud, mis iganes ta on teinud. Aga vaata, homme saab püssnuge ja poisse ja mina seda homset ei usu. See homne värk nagu ei lähe. Sul võib olla tohutult palju usku ja sul võib olla tohutult palju tänase päeva armastust. Aga kui sa homset näed nagu seda musta kardinat seal taga, siis midagi on su elus valet. Või sul on armastust ja lootust. Homme on vägev
tuleb, ma teen kõike ja ma armastan, käin, kallistan kõik koguduse liikmed läbi ja naabrid ja külakassid ja kõik. Aga vaat Jumalat ma ei usu. Vaat see Jumal, see on keeruline tegelane. Jeesus on väga isekas ja ma ei saa temaga läbi ja Jumal jääb kaugeks. Või siis sul on usku ja sul on lootust. Sa usud, sa näed, mida Jumal kõike on teinud. Sa näed, mida Jumal on suurelt teinud Eestimaalt. 1000 tulevad päästmisele ja sul on võimas, sa näed, mida ta ka homme teeb. Aga see naabrimutt, vot, kui saaks selle naabriga midagi teha ja kole on, kui ta veel kirikusse tuleb. Veel vastikum on, kui ta minu ritta istub. Või teate, see tuli ka täna kirikusse või see mutt on nihuke, latad ära. Aga sul ei ole armastust. Sa ei näe kõrval olevat isikut kui Jumala loomingut. Kui sa ei näe seda, et me kõik oleme Jumala näo järgi loodud ja Jeesus kõiki meid armastab. Sul võib olla tohutut usku, sul on tohutut lootust, aga armastust on vähe. Ja nüüd matemaatika Marika. Nüüd on minu käest küsimus teile. Kas usk, lootus, armastus on summa või korrutis? Kas usk, lootus, armastus on summa või korrutis? Ja mina julgen öelda, et see on korrutis. Mina julgen öelda, et see on korrutis, sellepärast sul võib olla 1, 1 ja 0, sul vastus on 2, aga kui sul siin reas üks asi on 0, siis vastus on 0. Kui sul puudub üks element usust, lootusest või armastusest, siis kogu see tehing on 0. 0. Olgu kasvu sul armastust 0,0001% või usku, aga ta peab olema suurem kui 0, sest muidu terve tehing on 0. Ja nüüd ma kogudus, see ongi see, et küsida, kus on täna sinu usk, lootus, armastus? Kas sina näed seda, et ta on summa või ta on korrutis? Kas sina näed seda, et homne päev toob sulle häid asju, sest Jumal on minevikus teinud head asju ja täna ma suudan armastada? Kui sa täna ei suuda öelda selle ühele elemendile, et see on suurem kui 0, siis ma kutsusin üles palvetama ja langema Jumala ette, ütleme, muuda see 0 suuremaks arvuks, et korrutis oleks suurem kui 0. Ja Jumalal täna on võimalik seda teha. Jumal täna ootab sind, et sa tuleksid, laskuksid põlvili ja ütleksid, Jumal, siin ma olen, suurenda minu armastust, anna mulle rohkem lootust. Anna mulle usku sellesse suurusesse, kes sina oled. Kallis kogudus, ma väga soovin teile täna, et teil oleks usku, lootust, armastust rohkem kui 0. Amen. Me tõuseme, et palvetada. Siia on toodud ka palvesoovid, mis on anonüümsed palvesoovid. Me palume need ka Jumala kätte ja palume, et kes iganes siia midagi kirjutanud, Jumal vastaks sellele. Aga armas Jumal, me kõigepealt tuleme kogudusega sinu ette, Jumal. Tuleme kogudusega sinu ette, et öelda, et me oleme siin, me tahame saada usku, lootust, armastust. Jumal, me tahame homsesse päeva minna edasi nii, et sina oled olnud täna meile väga ligi.
Jumal, me tahame olla täna siin ja öelda, Jumal, me tahame armastada neid, kes täna siin on. Jumal, näita meile neid imesid, mida sa homme hakkad tegema. Et tagasi vaadates, Jumal, me võiksime öelda, et halleluuja, Jumal, minu usk on tõusnud. Jumal, ma tänan sind selle eest, et me pea seda kõike üksi tegema, vaid sa saadad oma püha vaimu meile appi seda kõike tegema. Tänu sul lihtsalt, et sa saadad püha vaimu meile appi, Jumal, me võime teha seda koos sinuga, mitte üksi. Tänu sul issand selle eest, Jumal, et sa näed igat palvet, igat soovi, igat Jumal südame hõiget, Jumal, ja me tõstame, Jumal, selle karbi sinu kätte, Jumal. Ütleme, Jumal, leia igale sellele küsimusele, probleemile, Jumal, sellele murele, raskusele või haigusele lahendus. Issand, et sinu nimi saaks suureks, et sinu nimi saaks võimsaks, et rahvas ütleks üheskoos, meie Jumal on vägev, võimas, elav, ajastute lõpuni. Issand Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ma kutsun selle päris soomlase siia ette ka ja siis need poole eestlased ka siia ette korraks. Me häbi ei tee. Me tahame teid üheskoos õnnistada. Ja kõik see asi ikkagi, mulle meeldib see ja Nele, sa said aru täpselt, et see väike Nele, ma arvan, et see on nagu, kuna Elisabethi vist ei ole siin seda, et meil on hea meel selle sõpruse eest, selle ühise teenimise eest ja meie küll väga usume, ei, siis täna ütleme, Janek, me väga loodame, et te tulete tagasi, sest lootus on positiivne vaade tulevikku. Aga me tahame täna öelda ka, et me armastame teid ja ole hea. Nele, tule sa palu ja ülejäänud sõbrad. See, mis teie südames on, lihtsalt õnnistada teid. Jumal, aitäh sulle puussõprade perekonna eest ja aitäh sulle selle eest, mida nemad on teinud nii paljude noorte ja nii paljude laste eludes ja Jumal, millise jälje nad on jätnud Lääne-Virumaal ja kõikides neis kohtades, kus nad liikunud on. Aga Jumal, aitäh sulle selle eest, et sa tegutsed nende peres, sa tegutsed nende kaudu edasi ka ja Jumal, et tõesti sa saad neid kätte nendes kohtades, kus nad on. Sa kõnetad neid nendel viisidel, nagu nemad just sinust aru saavad ja nad võivad kuulda su häält ja nad võivad käia su hääle järgi iga päev. Vahet ei ole, kas nad on Eestis või Soomes, Jumal, nad on sinu lapsed. Nad kogevad seda, kui väga nad on armastatud sinu poolt ja see armastus lihtsalt kannab neid läbi kõikidest olukordadest. Jumal, aitäh sulle, et sa hoolitsed kõikide nende vajaduste eest ja mis iganes mured või rõõmud on nende südames, siis need on sulle teada, Jumal, ja sa võtad igasugused koormad ära ja hirmud ära, mis võivad olla kuidagi uute alguste eest ka ja Jumal, sa annad lihtsalt oma üleloomuliku rahu kõikide nende asjade üle ja nad võivad loota täielikult sinu peale, minna selles usus ja lootuses ja armastuses kõigele vastu igal päeval ja teada, et Jumal, sina oled koos nendega ja sina kannad neid kõigest läbi. Isa, aitäh sulle, et nad saavad olla veendunud selles, kuhu nad on selle enda usu ehitanud ja nad saavad olla veendunud, et sina ei jäta neid. Amen. Nüüd me lubame teil istuda ja palume ülistajad tulevad ette ja me saame kohe laulda koos. Ja pärast seda on võimalus, kas tulla Janekiga palvetama või minna sinna taha. Täna olime Kohilas, teenisime koos Futurega ja mul tuli seal meelde üks vana, ilmselt mitte küll tõesti sündinud lugu, aga see oli olnud ühe riigi peaminister, kes läks puhkusele. Ma loodan väga, et see oli Eesti riigi peaminister ja võtsid jahi, läksid sõitma ja korraga sealt alt mootoriruumist tuleb motorist, kes ütleb, et head peaminister, meil on nagu jama. Me põrkasime vastu kivi ja meil lekib. Ja peaminister läks ähme täis, ütles, lekib, jah, kus kohast lekib? No see on päris hullud, sealt altpoolt veepinda. Siis ei ole muret, siis keegi teine ei näe. Siis sõidame edasi. Kui täna Jumal on sind kõnetanud ja puudutanud ja võib-olla sulle tundub ka, et see on mingi sellise koha peal, kus mitte keegi ei näe, siis ära karda. Sa ei pea häbenema, siin ei ole see seltskond ja need ei ole need palvetajad, kes pärast ütlevad, vau, vaata, mis temal oli. Et vastupidi, kui Jumal millegiga kõnetas sinu elu täna ja puudutas, siis mitte selleks, et tuua häbi, vaid selleks, et tuua lahendust. Mitte selleks, et näidata näpuga, vaid selleks, et anda terve oma käsi ja aidata see koht ära parandada. Nii et pärast on selleks võimalust ja aega. Oma
need su vastu tulevad, kui kõik, mis näis kindel on langemas, kui pimedus kasvab ja hirm on suur, siis tea, et ma olen tõotanud oma rahu. Ma annan teile oma rahu. Jätan ma, ei ma ilm või rahu anda, oma rahu jätan ma. Kui nõrgana tunned ennast sa ja koorma all langed maha taas, kui teised ei mõista ja pilkavad, siis tea, et mu sõnad püsivad oma rahu. Ma annan teile oma rahu. Jätan ma, ei ma ilm või rahu anda, oma rahu jätan ma. Kui hirm on sul homsel päeva ees ja tundub liiv raske sinu teel, kui uskad omas on kõigesse, siis toetu vaid minu sõnale, oma rahu. Ma annan teile oma rahu. Jätan ma, ei ma ilm või rahu anda, oma rahu jätan ma, oma rahu ma annan teile, oma rahu jätan ma, ei ma ilm või rahu anda, oma rahu jätan ma. Head sõbrad, siis siinpool ekraani meil on palvevõimalus pärast üsna pea. Ma palun, et tehnikapoisid tõmmake kaardin ette. Kui sa oled sealpool ekraani, sa võid saata oma palvesoovi palve@karmel.ee ja nüüd on aega osaduseks. Kohvijäätis on seal ja kui sa vajad transporti 18. augustiks Tallinnasse, pane ennast kirja. Aga nüüd on see aeg, kus me ütleme teineteise elude üle neid sõnu, mille kohta Jumal on lubanud, et kui me neid ütleme, siis tema täidab need sisuga. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meil armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Õnnistatud uut nädalat.